Viljandi pärimusmuusikafestivalit leiab palju inimesi, kes elavad alaliselt võib-olla mujal, aga on selleks ajaks tulnud kohale Eestisse. Üks nendest on ka järjekordse Minu sarja raamatu autor Airi Ilisson-Kruus. Mulle tundub, Airi, et kui laulupidu on sellise eelmise põlvkonna põhjus Eestisse tulla, siis võib-olla Viljandi Folk on järgmise väliseestlaste põlvkonna põhjus Eestisse tulla. Jah, ma arvan, et laulupeo järel on ta kindlasti järgmine selline suveüritus, kus võiks kindlasti läbi astuda. Sinuga me räägime muidugi sellepärast, et raamat on valmis saanud. Raamat kannab pealkirja Minu Austraalia ja see räägib sinu Austraaliast. Jah, see räägib sellest, kuidas ma läksin Austraaliasse, kuidas ma töötasin seal erinevates kohtades, näiteks farmides, siis tegin ettekandjatööd, müüsin loteriipileteid, ühesõnaga katsusin ka teistmoodi kui ajakirjanikuna leiba teenida. Ja kuidas ma siis sinna nagu ringi rändasin ja kuidas ma kohtasin erinevaid inimesi. Miks sa Austraaliasse läksid üldse? See oli üks suur kokkusattumus tegelikult, et mul ei olnud seda plaani üldsegi mitte väga pikalt eelnevalt, et kunagi töötasin Äripäevas ja siis mul üks kolleeg ütles, et võiks minna millalgi ja siis ma muidugi, see oli jõulupeol ja sai nagu öeldud, et hea küll, et võib selle peale mõtelda. Ja siis pool aastat hiljem ootamatult tekkiski mõte, et tegelikult võiks selle plaani kohe praegu ära teha. Ja siis ma paar kuud valmistasin asja ette ja siis lõpetasin tööasjad ära ja pakkisin kotid ja läksingi. Ja niimoodi täpselt samamoodi lähevadki praegu hästi paljud noored, et mõeldakse, minnakse, ollakse aasta ära, tullakse tagasi. Ikka veel lähevad? Kuuldavasti lisanduvad aastas Austraaliasse 1000 eestlast, just nimelt nende noorte tööviisadega. See noorte tööviisa on vist küll midagi sellist, mis Austraalia on teinud võib-olla kõigi inimeste seas väga populaarseks, kõigi, kes seda kasutada saavad muidugi. Absoluutselt, et Austraalia on selline, mina ei tea, kui mina väike olin, mina alati mõtlesingi, et Austraalias kõnnivadki inimesed nagu pea peal, nii nagu räägiti. Selle Pipi raamatus vist või? No kusagil oli. Kusagil oli jah, et mul oli kuidagi siuke tunne, et peaks sinna minema ja ikka nagu kängurusid vaatama, aga ta oli nagu nii kauge ja nii kättesaamatu. Et siis, kui Eesti riik sõlmis Austraalia riigiga selle kokkuleppe, et tõepoolest, et noor võib minna aastaks, ta võib seal tööga enam selle reisiraha ära teenida, et ta ei jää ka suurtesse võlgadesse aasta aega ringi vaadata, et Austraalia riik on tõepoolest niivõrd tohutult suur saar, et sa aasta aega ei jõuagi tegelikult enamike asju vaadata, et isegi aastast jääb väheseks, et ma arvan, et väga paljud inimesed täpselt samamoodi nagu mina lähevad just selle pärast. Kuidas austraalased sellesse suhtuvad? Lähevad noored sinna ikkagi tegema tööd, mida nad võiksid näiteks ise teha? No absoluutselt, aga austraalased on selline üpriski laisk rahvas tegelikult. Et neil on tegelikult hea meel, et tuleb väljaspoolt tööjõud ja teeb näiteks selle farmitöö ära, et nemad selle võrra saavad paremat tööd teha. Noored tulevad, teevad farmitööd ja siis nad kulutavad selle raha ikkagi seal ümberringi reisides ära, nii et teiselt poolt nagu Austraalia saab turismirahadest saab tagasi, et see tähendab suuremat turistide hulka igal aastal. No, ilmsesti rikkaks selle farmitööga seal ei saa? Rikkaks tõepoolest ei saa, ära elab, aga Austraalia on ise ka tohutult kallis riik, et täpselt ongi nii, et sa võib-olla teenid suuremat palka, kui sa Eestis teeniksid. Ma arvan, et ma teenisin farmitööga natuke rohkem, kui ma teenisin enne Eestis tegelikult ajakirjanikuna. Täpselt. Aga seal on ikkagi ka tõesti, kõik on niivõrd palju kallim, et sa kogu aeg maksad ka seda raha välja. Eks ta siukene rohkem lähed ja ikkagi näed maailma, et ma arvan, et kes tahab kangesti tööd teha ja nüüd töö pärast Austraalias rikkaks saada, ma arvan, et see ei ole päris õige koht, kuhu minna. Hakkasin mõtlema, et kas ma tean ka mõnda stereotüüpi, mis austraallaste kohta käib, aga mul ei tulnud nagu väga ühtegi meelde. Austraallane on selline, talle meeldib õlut juua tohutult. Ta on selline väga sõbralik, alati kõikide inimeste vastu. Talle meeldib tänavatel inimestega juttu rääkida. Talle meeldib öelda good day mate ja no worries iga asja peale. Äärmiselt selline lahke ja rahuarmastav inimene, et ma ei tea, kellega seda võiks võrrelda, aga Carlsoniga võib-olla natukene. No siis võib arvata, et elu on seal üpris selline hea, ja, et turvaline. Vähemasti põhjaosa riikides, kus mina rohkem reisisin, neil ei ole sellist külma talve nagu Eestis. Et võib-olla nagu see muudab inimesed selliseks nagu laisemaks ja
selle eest on tohutult kuumad suved, et sa ei saagi nagu seal väga kiirustada ja sa rahulikult mõtled enne läbi, kus sa lähed ja vanasõna on selline, et täna seda toimetuse viska kõik sa homse varna ja veelgi parem ülehomse varna et kiiret ei ole kusagile mis on nagu euroopalikust töökultuurist ja see, et ma pean kogu aeg tööd tegema ja kui tööd ei tee, siis on ikka kõik jube halvasti, et see on nagu tohutult erinev. Sina läksid sinna ilmselt natukene lühemaks ajaks algselt plaanides, kui sa praegu sinna jäänud oled? Jah, mul nüüd tõepoolest läheb juba, eks ma olen vahepeal Eestis ka käinud, et me ei ole tegelikult seal kogu aeg elanud, aga kokkuvõttes jah, juba teine aasta hakkab kätte saama. Ja selleks ajaks on sul lisaks kogemusele, mida sa sealt said, on sul perekond, sa oled abiellunud ja ilmselt vist sidunudki oma elu rohkem nüüd selle paigaga. Jah, kuigi minul läks jah niiviisi, et ma läksin sinna ja oma teisel sealoleku õhtul kohtasin ma oma tulevast abikaasat. Nii et siis tegelikult juba esimese aasta jooksul me suutsime abielluda ja lapse saada, aga minu abikaasa on filipiinlane näiteks, et Austraalia on ju tohutult multikultuurne riik, et seal nagu neid, kes on austraallane, et võib-olla aborigeen on austraallane, et võib-olla on need kunagised Iiri ja Inglise vangid, kes sinna tõid, neid võiks nagu nimetada ehtsaks austraallaseks, aga sisuliselt on ikka kõik kusagilt sisse tulnud. Nii et minu abikaasa on suhteliselt, et ta ei ütle sugugi, et ta tahaks Austraaliasse kogu eluks elama jääda. Filipiinidele siis? Võib-olla Filipiinidele, võib-olla Kanadasse, võib-olla Eestisse, täpselt, et kõik teed on lahti. Et ta on nüüd, minu abikaasa ongi esimest korda siin folgil ja väga vaimustunud kogu sellest folgimelust. Ta just ütles, et tema kindlasti läheb, ostab Vägilaste CD endale. Seda nüüd küll, aga ilmselt saab ta ka aru, et elu Eestis ei tähenda ainult folki vist. Jah, ei seda kindlasti, et eks see külm ilm, et eks sellega tuleb harjuda ikkagi, et siin on ikkagi tohutult, on kõik teistmoodi ka Austraalias. Ja sul on ka praegu paks kampsun seljas, ma vaatan. Mina olin Eestis üldse tohutu külmavares. Et mul on ka kummikud jalast juuks, kui jalad peaksid märjaks saama. Selle raamatu puhul, ma arvan, et olles ise ajakirjanik, oli sul võib-olla natukene hõlpsam hakata seda raamatut kirjutama. Aga mis see oli, mida sa tahtsid edasi öelda tingimata selle raamatuga või sinna kirja panna või kuidagi talletada? See raamatu kirjutama hakkamise algul sai mõteldud, et see võiks olla nendele noortele, kes lähevad aastaks Austraaliasse või 8 aastaks. Aga kokkuvõttes tuli see selline rohkem nagu selline eneseotsimise lugu. Et mis sealt lõpuks välja koorus on ikkagi see, et ma võin elada kus tahes maailma otsas, aga ma jään eestlaseks, et ma võin täiesti käsi südamele pannes öelda, et ma olen praegu palju rohkem eestlane, kui ma olin paari aasta eest. Et kuidagi, kui sa kaugel elad, siis see eestlus ja see oma keel ja oma kultuur ja oma muusika ja see läheb ikkagi palju rohkem hinge ja sa tahad sellest palju rohkem osa saada, kui võib-olla iga päev Eestis elades. Jah, ilmsesti on 2 nagu kindlat asja, mis on eestlase jaoks tähtsad. Kõigepealt, kus mu must leib on loomulikult ja teiseks, iga inimene, kes eesti keelt räägib, on väga teretulnud. Absoluutselt täiesti, et Austraalias on ka Eesti seltsid endiselt toimivad. Ja kas seal käivad noored inimesed ikka ka? Jah, et näiteks Brisbane'is on meil, kus mina praegu elan, on Brisbane'i linn, mis on idakaldal nagu keskosas. See on siis idaranniku keskosas, ei põhjas ega lõunas. Et seal on Eesti selts olemas täiesti ja seal oli 25 aastat üks vanem naisterahvas eesotsas, aga nüüd on juba 15 aastat on noor juht neil. Ja samamoodi käib ka üpris palju noori ja on nagu nii ütelda uus põlvkond, kus on palju beebisid ja tõesti, et ka seda eestikeelset ralli jagub seal ikka päris kõvasti. Omalt poolt võiksid julgustada ka inimesi Austraaliasse tulema ja ütleme nii, et kas eestlaste maine seal sedasi läbirändamise mõttes on ka hea? Absoluutselt, et olen seda kogenud jah, et kui on seal kohas, kus ma parajasti olen tööd proovinud teha, on eestlane ees olnud, et siis seda julgemini võetakse tõepoolest tööle. Aga tahaks julgustada tulema ja tahaks ikkagi julgustada tulema selle pilguga, et nagu näha ja ringi reisida, et mitte see, et ma nüüd lähen Austraaliasse seda kõrgepalgalist farmitööd tegema näiteks, et ma usun, et kui sa tõesti nagu tahad raha teenida, et selleks on ka kindlasti lähemaid riike, kuhu minna, et Austraalias ikkagi võiks minna need, kes tõesti, et vot ma olen nüüd seda tööd teinud siin Eestis ja ma tahan võtta aastast pausi või 2 aastast pausi, et selle tööviisaga saab ka 2 aastat seal olla, et tahan maailma näha ja aga kindlasti julgustada, et see on täiesti väärt kogemus, et kui minna, siis
ükski inimene ei ole kahetsenud, kellest ma olen kuulnud, kes on Austraaliasse läinud. Tulge aga Austraaliasse.